aprill ja ma proovin teile vlogida siis homset võistluspäeva ka. Ma täna juba natukene alustan ja praegu Kaspar viib mind bussijaama, sest ma lähen Heleniga tšau Kasju, näita ka ennast, kõik tunnevad huvi, kes sa oled selline ta mul on siin. Kaspar viib mu igatahes bussijaamas, ma lähen Heleniga bussiga Pärnusse, sest homme ongi mehed meil tulevad ju vaatama, on ju päeval ja siis me lähme nendega õhtul tagasi, et meil ei ole mõtet Heleniga eraldi autoga minna ja siis homme tuleme kõik neljakesi, 4 autoga tagasi. Et siis mõtlesime, et me lähme hoopis bussiga. Hea rahulik minna ja siis ongi meil väike bussitripp. Ongi hea, mõnusalt saame istuda ja juttu ajada ja muljetada ja mis iganes kurta üksteisele asju. Sest homme on selline suur päev. Aga tegelikult mul on täna veits selline low energy jälle, surprise, mul on see iga päev vist praegu viimasel ajal. Mul on tõesti, ma ütlen ausalt, mul see dieet muutub järjest raskemaks praegu. Keha on nii tühi ja ma loodan, et homme on parem olla. Kindlasti on. Homme on ka selline võistlusärevus sees, et ilmselt see juba teeb selle energy natukene suuremaks. Aga jaa, ma liigun siis bussijaama poole ja homme siis püüan vlogida teile rohkem. Tšau praegu. Tere hommikust! Meil on siin nüüd siis võistluspäev ja täna on siis 8. aprill ja umbes 3 aegu hakkavad siis esimesed võistlused. Ärkasin umbes 6 ajal, selles suhtes magasin jumala hästi. Ma absoluutselt ei ärganud öösel, magasin tõesti nagu super hästi. Ja tegime juba kohvi, sõime hommikusöögid ära ilusti. Ma käisin just pesus ja hakkangi kohe juukseid kuivatama. Mul on kell 8 on soeng. Marian tuleb soengut tegema ja kell 9 Reelika siis tuleb teeb lavameigi. Ja siis grimmime, siis lähme mingi aeg võistluspaika. Toimetamist jagub, vahepeal sööme lõuna ka ja ma üritan siis teile näidata mingit klippe. Tänasest päevast nii palju kui saab, ma ei kujuta ette, milline see päev välja tuleb, näeb. Palju ma midagi näidata saan, aga kindlasti midagi ma näitan. Aga siis toimetame edasi ja pärast siis näeme jälle. Nii, kui sul on siin tegema ja siis meigilaua teeme sinna või? Ma arvan, et Reelika on parem muidugi. See on parem alguses peegel ka, jah. Selles mõttes. Tead, mul hakkab film, kas ma võin seda kohtu poole võiks panna? Sest mul on see, et mul läheb kergesti valusaks ja siis... Tee sealt võib-olla praegu lahti, jah? Ma olen hästi külma. Kas sul on oma pikendustega oma juuksariga? Kas sa kasutad seda... Mul on kohe, ma näitan sulle. Mul oli kodus küll, aga ma ei võtnud teda kaasa. Sain oma tehnikult üldse, et see on parim pikenduste hari. Okei, siis on hästi. Et mul on see on hea, sa ei lõhu ega tõmba ja see on nagu ideaalne. Liisa, kas sa kohvist tahad ainult vett või? Jah, praegu on võtnud, ma võin veel klaasi juba vähemalt päeva peale. 2 isegi vist. Ma vaatan, kes see Liisa vett on. See mõtlen kinni, kui tahab ka kinni ja võtta hulku. Jah, arvataan okei. Nii, meik ja soeng on tehtud ja varsti läheme regama ja siis söön lõunat ja vaikselt liigume siis võistluspaika. Siit pole meiki nii hästi näha. Nii, nüüd liigume regama. Et meik veel ei ole täielikult tehtud, mul on huuled vaja veel teha. Ma regan ära, siis söön. Kõht on täiega tühi. See on tunne, mis ka pildi varsti taskusse tahaks süüa. Ja siis lähme võistluskohta ootama, mis seal ikka. Grimmima ka, muidugi grimmime ka kõigepealt. Ja siis hakkab möll pihta.
mul hakkab nüüd lõunasöök ja olengi lebos praegu, siis me ootame grimmimist. Praegu möll käib, grimmitakse, Helen tuleb ka sööma koos minuga. Me oleme näljased ja siis ootame oma grimmimist. Helen, mis sul söögiks on täna? Riis ja kala ja oliiviõli. No näed, ja minul on riis, kana ja mandlivõi. Seega head isu meile. Nii, mind grilliti nüüd ära, ma olen täiesti paljas ja me seisame siin akna all täiesti paljalt. Et väga huvitav kogemus. Mehed ja naised käivad siin segi läbi ringi, kõik on paljad, kõik grimmised. Peep grimmis meid ära ja esimene kiht läks peale, teine kiht tuleb ka hiljem. Et toimetame siin edasi siis. Esimene kiht grimmi on meil peal. Ja tegime rõdul just väikese fotoshooti, rõdul on ilus päike ja nii mõnus soe on. Ja kohe on keha ikka teistsugune, kui grimm on peal. Lihased ja kõik paistavad palju paremini välja. Ja juba ootan, millal see full look on, et saan ehted panna, teine grimm ja siis muud ei olegi kui laval ära. Nii et väga põnev, ootan huviga. Nii, ma istun siin. Olen ilusti ära grimminud ja ootan oma kategooriat. See peaks kohe peale minema. Ma olen siis kategoorias kuni 166, mul on 8 võistlejat ja kui ma saan finaali, ehk siis top 6, siis ma saan teha ka oma e-walki. Aga kui ma ei saa, siis käin ühe korra laval ära ja ongi kõik. Ehk siis paistab. Mul on suhteliselt rahulik, ma ei olegi väga närvis. Natukene olen konjakit joonud, viisigalette söönud, et selles mõttes kõik on nagu väga fine. Varsti hakkan pumpama, et lihased üles äratada ja teen poosid läbi kindlasti. Eks kui ma sinna lavale jõuan, võib-olla närv kindlasti suurem, praegu nagu ei saa midagi aru, aga usun, et läheb kõik hästi, sest mul on nii palju toetajaid ja kõik on väga armsad ja nunnud. Seega aitäh kõigile ja ma pärast siis jagan muljeid. Ma ei tea, kas te kuulete mind. Igatahes ma käisin just laval ära. Grimm on natukene läinud laiali, aga ei ole hullu. Aga väga põnev kogemus ja kohe saame siis tulemused ka teada. Tuleb autosustamine. Igatahes põnev. Ma ei oska midagi öelda, mul on nagu isegi ei tea, mida ma tegin just. See nagu tundub nii ulme lihtsalt, et ma käisin seal. Aga jaa, ma arvan, et tegin ära ja midagi hullu ei ole. Alati saab paremini ja järgmisel korral ma tegin paremini ja enesekindlamalt. Natuke oli ikkagi närv sees ja Helen oli ka nii tubli. Helen, tule ütle tere loogile. Helen tegi ka mega ilusa soorituse ja me oleme üldse nii tublid ja ilusad. Vaadake meid, jumal ägedad tšikid olevad. Aga aitäh teile, et te jälgisite minu vlogidena ja eks ma hoian siis teid kursis. Hei, ma olen kodus. Sõin tee peal oma Snickersi ära. Treener küsis, mille järgi isutab. Mul isutas Snickersi järgi. Ja kuna ikkagi mul 4 nädalat umbes on vaja vormis püsida, siis ma toiduga praegu hulluks ei saa minna.
aga jah, Snickersi sõin ära, kohvi jõin ära. Nüüd kodus on sooja toitu, tatart ja muna ja juurikaid. Aga võistlustulemustest siis nii palju, et sain 5. koha. Täna ausalt olen pettunud, ei oodanud seda, ma arvasin, et mul läheb paremini. Aga see ala on selline ja seekord oli nii. Püüan veel seda seedida ja mõelda läbi enda jaoks. Ja järgmised võistlused, eks ma proovin oma vigu parandada. Aga jah, et see laval käimine iseenesest ei olnud nii hull võib-olla, kui ma arvasin, et natuke ikkagi jalg tudises ja veits vahepeal see tasakaal natukene kõikus, aga no selles mõttes midagi hullu ei öelnud, et vähemalt ma ei käinud pikali ega midagi ja mul tuli nagu ilusti poosid tulid meelde, lihtsalt võib-olla see närv oli ikkagi sees, keha oli natuke kange ja eks ma selles poseerimises väga-väga hea ei ole ka, et ilmselt on neid, kellel tuleb see loomult natuke kergemini, et minu jaoks on see ikkagi väga raske ja seda ma pean kõvasti harjutama, ma tean seda. Ja jah, et ma mõtlen enda jaoks need asjad läbi uuesti, et ma veits ikkagi olen pettunud ja nüüd natuke läheb kergemaks, aga ütleme, esmaemotsioon oli see, et ma tahan sealt kohe käbe minema saada ja ma ei tahtnud seal üldse olla, ma tundsin kuidagi, et ma olen nii palju pingutanud ja mul on nagu nii palju olen endast andnud, aga samas ma ei saanud nagu tunnustust selle eest, et sellepärast nagu oli mul raske seda nagu enda jaoks kuidagi läbi mõelda. Aga ma pesen selle grimmi maha ja elu läheb edasi, eks ilmselt paar päeva läheb aega, et see endale paika saada kõik ja tulevad uued võistlused ja uued võimalused, on ju. Et tore oli ikkagi, mul on väga äge tiim, mul on väga äge treener, mul on sellega ülirahul, ma ei oskaks paremat tahta. Kõik naised, kes seal võistlesid täna, olid mega tublid, nad on tõesti heas vormis, väga hea tase oli. Tõesti kõigi üle mulle hea meel ja küll mina ka saan oma parema koha, kui mul on teisel võistlusel, ma loodan. Aga hästi, praeguseks kõik ja järgmise korrani aitäh kõigile, kes mind toetasid. Ma sain Instagramis nii palju sõnumeid. Te olete nii toredad, et mul pole lihtsalt sõnu ja see aitas väga-väga palju kaasa. Ma arvan, et tänu sellele oli mu närv ka ikkagi väiksem. Ma sain teiega suhelda ja toetasite mind. Aitäh kõigile ja töötame siis edasi, on ju?